reisipisik on nagu iga teine viirusnakkuslik haigus ja kui seda on pereringis, sõpradringis, keskkonnas palju, siis on ka nakatumine tõenäolisem. Ja muidugi on võimalik nakatuda ka lühikese lähikontakti kaudu või võib-olla olla üldse immuunne, aga vähemalt minu kogemuse järgi immuunsus ja ravi puudub. Ja mind on reisipisik viinud vähemalt 25 erinevasse riiki, siuke pluss-miinus. Mina arvan, et mina olen selle pisikuga juba sündinud ja välja lõi see siis, kui ma olin Saksamaal koolis, siis oli väga trendi võtta pool aastat puhkust ja minna maailmareisile ja selle ma siis kohe tegin ära ja siis see viis Egiptusest, et aklimatiseeruda üle Tai, Filipiinide, Jaapanisse ja Jaapanis laevaga tagasi siis Nahotkale ja jälle siis tagasi ja lõppes Berliinis. Ja sealt nii see läks edasi, nii et siiamaani nakatunud. Minu jaoks auto on kõige igavam, seepärast, et seal sa ei saa lugeda, sa ei saa ringi käia, sa ei saa midagi teha. Seetõttu muidugi rong on suurepärane. Aga lennuk on ikkagi väga vajalik, seepärast, et nüüd ma just saabusin Reykjavikist ja sinna rongiga ikka kohe kuidagi ei saa. Mina ütlen ka, et nii lennuk, auto, rong, buss, köisraudtee, jalgratas, tuumaõhupall, kõik, mis võimalused on, tuleb ära kasutada. Ja eks reisimise jooksul sa ka justkui saad selle kogemuse ja tarkuse, et millises olukorras, millist sõiduvahendit kasutada ja eelistada. Et mina nüüd, kui ma täna planeerin reisi, siis ma niimoodi vaatan, et lennata mõne odavlennufirmaga kuhugi sihtkoha lähedal olevasse suurlinna ja siis sealt sõita bussi või rongiga edasi. Ja ma ka üldiselt planeerin hetkel reise niimoodi, et ma külastaksin mitut erinevat riiki ja siis niimoodi lendan tagasi koju reisi alguspunktist niimoodi mitusada või tuhatkond kilomeetrit kaugemal, et lihtsalt näha ja kogeda rohkem, kui lennukiga saab. Ja rongi puhul on just nagu suur pluss see paindlikkus ja mugavus, et sa saad oma reisi mitu korda planeerida, jooksvalt ümber planeerida ja ka palju avastada, mis seal siis nagu tee jooksul juhtuda saab. Rong on selles mõttes väga tore ja sellega satub ka ju erinevatesse väga toredatesse piirkondadesse, kuhu muidu ei läheks, näiteks Bernina Express. Bernina Express viis mind läbi Alpide siis sinna mäe otsa, kus oli talvel autode kinni pandud ja autoteed meenutas ainult veel need kiirusmõõturid, seepärast, et sa pidid alla tulema kelguga. Nii et niisugustesse kohtadesse sa ilma rongita nagu ei satu ja teine asi, kuna me jõulude ajal tegime just nimelt jõulusõidu, mis algas Prahas ja sattusin Brnosse ja Brno on ka selline linn, mida turistid ei tunne, aga mis on lihtsalt suurepärane ja seal võib tõesti ka rongist välja astuda. Ja minu jaoks siis täiesti niimoodi avastamata pärl oli ka Sloveenia, kui Sloveenia on ka siuke, ma ise poleks sinna küll kunagi läinud, kui mu sõbrad ei oleks mind nagu sinna vedanud kohale. Rongireisi teeb mugavaks see, kui oleks näiteks rohkem neid öövaguneid. Et kui sul on tõesti niisugune väga pikk reis, et siis sa saad pikali visata. Sellest me tunneme lennukis ju alati puudust, et jalad ja selg ja kõik tahaks magada. Nii et see teeks rongireisi mugavaks. Teine asi on ka ju restoranvagunid, kus need on väga erinevad ja seal saab tutvuda maa kulinaariaga. Ja see on ka selle rongireisi puhul selline väga mõnus asi. Mina olen öörongiga nüüd sõitnud 2 korda kokku. Ühe korra ma sõitsin Nizzast Pariisi. See oli siis paar aastat tagasi, kui ma Interrailisin. See oli ka päris pikk reis niimoodi. Austriast alustasin ja siis läbi 10 riigi üles Norra välja. Ja teine kord oli sõitsin eelmine suvi just sõitsin Budapestist Kooperisse, mis on siis Vahemere ääres Sloveenias.
restoranivaguditest, mina tudengina nii palju ilmselt ei jaga, onju. Aga selles Budapest ooperirongis, seal oli küll niimoodi, et me olime seal nende madratsite peal ja siis hommikul vaatasime sealt aknast välja neid mööduvaid Viinamarja istandusi, siis sõime vahtleid niimoodi 2 suu poolega. Just nimelt selliseid kohalikke iseärasusi, mida võib-olla Eestis ei ole, et Eestis on näiteks niimoodi, et kui rong 10 minutit hilineb, siis esimene mõte on, et oi, et keegi on rongi alla jäänud. Aga kui 10 minutit rong hilineb Saksamaal, siis kehita tõlgu ja küll ta tuleb, onju. Et Saksamaal näiteks on päris suur ja vana taristu, mis vajab pidevalt remonti, seega kõik hilinemised, ümberistumised, ümbersõidud on nagu väga tavapärased, et tuleb nagu olla päris kiire ja lahendustele orienteeritud, kui seal reisida. Ja näiteks Lõuna-Euroopas tuleb vaadata, just ette kontrollida, et ei oleks näiteks planeeritud regionaalseid streike samal ajal, kui sa reisid. Et see on niimoodi ka juba põhimõtteliselt avalik info, sest see on nagu osa nende kultuurist. Ja veel, mina olen ühe korra sõitnud siis Interraili passiga, mis on, siis oli Discover EU programmi raames, kus meil oligi see pikem rongireis ja sellega on niimoodi, et mingites siis suuremates metropolides või kõrghoo ajal mingites piirkondades tuleks siis ette osta ka kindlasti see koha planeering, sest muidu lihtsalt rongile ei mahu. Mina arvan, et üks asi on veel oluline rongireisi puhul, et pagas ei oleks raske. Seepärast, et väga paljudes rongijaamades ei ole lifte või kui on liftid, siis on nad katki ja siis sa pead vedama, oma seda kohvrit üles-alla ja perroonid vahetuvad ja sa pead seda veel uuesti tegema, nii et see on suhteliselt tüütu, see on üks asi. Teine asi on veel ka see, et rongide ümberistumise aeg peab olema suurem. Meie katsetasime ka seda Interraili passi ja kui sa tead, kuidas see toimib, pihta saad, siis toimib see kõik hästi. Aga esimesel korral pärast pikka pusimist ei saanud me selle QR-koodiga hakkama. Mul endal üks oligi siuke, see ei olnud selle passi teema, aga üks õnnetum juhus oli, kui ma üritasin Pariisist niimoodi välja põgeneda ja mul oli siis koha broneering ostmata, siis mõtlesin, et küll ma jõuan ja siis sõitsin rattaga seal rõõmsalt Pariisis ringi, et Eiffeli torn siin ja Louvre on seal ja okei, väga tore. Ja siis hakkan seda piletit ostma ja ei saa. Siis olengi, et okei, et mis ma nüüd teen, lähen sinna rongijaama kohale. Seal keegi inglise keelt ei räägi, lõpuks ma näen, et see on see rong, millega ma homme pean sõitma, lähen selle kontuktori juurde. Tema ütleb, et mine sinna sellesse kontorisse, sealt saab pileti. See kontor on kinni, turvamees ütleb mulle, et see tehakse lahti homme kell 8. Aga kui sa lähed sinna teise rongijaama mingi kilomeetri kaugusel, siis sealt saad selle pileti. Okei, kõnnin sinna, siis seal öeldakse, et ei, siit seda piletit ei saa, nina ees pannakse mu pärav kinni. Okei, järgmine, helistan mingile sellele klienditeenindusele, lõpuks on mingi ingliskeelse inimese kätte, ütleb, et jah, et homne rong välja müüdud, võime teile pakkuda esimese klassi vagunit 250 €, siis ma olen seal peaaegu pisaratud, et ei, aitäh, ei soovi. Ja siis lõpuks sai mingi, käige kõik kuu peale, võtsin bussipileti Brüsselisse ja sealt sõitsin rongiga Amsterdami edasi. Aga siis enne, hommikul ma veel lähen sellest samast rongijaamast mööda, kus see kinnine kontor oli ja lähen vaatan, et äkki ma ikkagi saan rongi, sest see on ju 1,5 tundi kiirem kui bussi, ma ei pea nagu piiri ületama nii-öelda ja seal mingi kontrolli tegema. Ja siis see kontor on kinni ja mis ma küsin nüüd turvalt, aga see pidi ju kella 8 lahti olema. Ei, see kontor ongi kinni. Ja siis ma mingi, ma siis lähen nüüd siit bussiga, et mul Pariisi enam mõnda aega isu minna ei ole. Meil oli just hiljuti selline tore juhus, et sõitsime Hesseni liidumaal ja tahtsime siis ümber istuda. Valjuhääldajast tuleb üks teade. Nii, tormame sellele perroonile, seal seda teadet ei ole, seal rongi ka ei ole. Nii, siis läheme sinna ühe täiesti selgelt tuvastatava rongijaama juurde kuuluva inimese juurde ja küsime, et kuidas me saaks teada, kust kohast läheb see rong. Ja tema ütleb, et ma tahaks ka seda teada, ma olen selle rongi juht ja pean selle kohale viima. Et jääge minu lähedusse,
siis äkki õnnestub. Nii et see on tüüpiline selline Saksa olukord ja sellega tuleb ka planeerimisel võib-olla arvestada. Vist ei ole ainult stereotüübid. Ma arvan, et kõige ägedam reis minul oli ka see pikk, kus ma 3 nädalat läbi 10 riiki tegin. Ja selle kõige ägedam reisi, kõige ägedam osa oli samuti Bernina Expressiga. Ja see on siis siuke väike mägirong, mis sõidab läbi Alpide Šveitsist Itaaliasse. Ja no eestlasena, lamemaalased nagu me oleme, siis ma olin küll nagu täiesti superatakiga sinna akna külge kleebitud, vaatan mäed paremal, vasakul, liustikud, mingid mägijärved, väikesed külakesed. Ja siis ma mäletan, see rong tegi St. Moritzis peatuse ja siis seal ma käisin ka niimoodi jalgupidi sinna Sinisesse järve ja tegin sealt hästi palju pilte ja siis see oli, ma arvan, üks ägedamaid osasid kogu sellest reisist. Aga mäletad, sellel sõidul on ka hästi palju sildu ja väga palju tunneleid, nii et see teeb peale looduse selle ka veel eriliseks. Just. Minu jaoks kõige vingemad rongid siiani on olnud näiteks Jaapanis ja mitte sellepärast, et nad on ülipuhtad ja väga-väga kiired, vaid kuidas sõitjaid teenindatakse. Ja nimelt, kui siis rongisaatja väljub, siis ta pöörab end veel kord vagunis ümber sõitjate poole ja teeb neile veel ühe kummarduse. Teine asi, mis ka on väga huvitav, on Hiina rongid. Hiina rongides mitte ainult, et sulle antakse kohe ka midagi head süüa ja midagi, mis meie jaoks on väga eksootiline, aga sa võid terve sõidu vältel peale selle suurepärase maastiku, mis akna tagant möödub, võid sa vaadata animatsiooni, mis näitab sulle, kuidas sa ei tohi käituda, et mitte sattuda vanglasse. Näiteks ei tohi lüüa oma reisikaaslast, siis ilmuvad kohe sinna pildile trellid. Aga üks äge rong ja minu jaoks vist kõige ägedam siiamaani oli Orient Express. Need on need igivanad rongid, tänasel vaadatena, eks nad on 19. sajandist pärit ja need vaated sealt aknast, eriti siis, kui sa lähed hommikumantlis jugendstiili ilust seal läbi duširuumi ja samal ajal Kõrb ja Araali järv sõidavad mööda. Nii et see on selline tõeline emotsioon. Minu jaoks isegi ei ole kõige olulisem, mille rong on, vaid milline see vaade sealt akna tagant paistab. Et kõige ägedamad vaated minu meelest on olnudki just Austria, Šveits, kõik nagu mägised kohad, Itaalia ja siuke Vahemere rannik. Kuhu sina lähed? Mina lähen. Mina lendan Zürichisse ja sealt ma sõidan rongiga Lausanne'i, mis on siis Genfis täpselt üle järve, et on seal Prantsusmaa-Šveitsi piiri lähedal praegu. Minul ei jää midagi muud üle, kui praegu tunnistada, et mina ka lendan, ma lendan Türki ja kuidas ma seal edasi reisin, siis ma seda veel ei oska öelda. Võib-olla tuleb ka mingi rong ette.